Jõudsime täpselt 1 minut hiljem ja rong sõitis ära meie nina all. Aga saime Eero Mariannega kokku. Super tore oli. Nüüd sõidame tagasi koju ja täna vist rohkem ei teegi midagi. Õhtul teen hauli, mis me siis ostsime ka sealt laadalt. Milline seiklus? Kui palju rahvast? Räägi mulle oma murest. Mis see on? Ma tund aega tõestasin, et see on minna. Ja nüüd me lähme... Rongis on. Rong oli nii puupesti täis. Saan isegi mitte sittagi. Ma seisin püsti seal nagu mingi kilu karbis. Ja pisike tüttu. Peame veel bussiga sõitma, et jõuda koju. Ühistranspordist natukene villangu. Ja järgmine nädal võtame auto. Kui me poes käisime, siis me nägime seal valmistoidu osakonnas hästi palju selliseid kartuli, sibula, omleti moodi asju. Ja no ütleme nii, ta ei näe kõige maitsvam välja, aga me täna hommikul proovisime ja oli väga hea. Niimoodi, vahepeal on kätte jõudnud uus päev ja ma võlgnen teile laada saaduste hauli, sest ma ei jõudnud teile teha. Kõigepealt meil on üks pereliige, kellele ma pean jõulukinki tegema ja ta hakkas hiljuti 2 eurosid koguma. Ja vanavaralaat on perfektne koht, kus leida vanu münte. Nii et me leidsime ühe 2 eurose, mis on Hispaania 2 eurone aastast 1998. Selline. Ta näeb veits nagu võlts välja või nagu ta ei tundu päris. Teine, mida ta näitas, oli Miki hiirega. See on 2025 aastamünt. Kokku läks 14 eurot. Minu suureks sooviks oli leida lasteraamatuid, mis on hispaania keeles ja leidsime Disney Bambi, Merineitsi, appi mis see oli ja Aladini ja siit saab vaadata hispaania keeles. Siis saab lapsele lugeda hispaaniakeelseid raamatuid ja need olid kõik 2 euri, ehk siis kokku 8. Ja kõige suurem ost on need 2 plakatit, millel on isegi mingisugune autogramm ja justkui nagu mingisugune limited edition, bla 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 bla, authentication, whatever. Ei tea, mõtlesime, et koju sobiks. Need on mega suured, me ei tea, kuidas need koju veel saame. Ma arvan, et keerame rolli ja... Jah, igatahes, siuksed 2. Seal oli neid veel, aga 2 tükki oli 30 euri, nii et kokku meil läks umbes 50 eurot. Ei tea, kas ma filmisin, aga sellisena on lihtsalt tänava peal ja siukest näeb meil ainult botaanikaaias. Läks on siin, kuidas on igal pool. Siin ei ole näha, et pole vana linnas. Siin on ka otse üleval. Läheb ühelt majalt teisele elektri. Niimoodi on veetud äkki just mingi täielik õudusune nagu. Kogu aeg pidi elekter ära minema, meil on ka vist parkalt kodus näinud. Jaa. Et nagu Veel laps õppis lehvitamise ära. Ma ei kujuta ette nagu how the fuck, ma nagu siin tehakse nagu seda ehitustööd on üldse nagu naljast. Näe, seal on ka, läheb ühelt teisele. Sa vaatad, et muidu pannakse Eestis tänava kinni, eks ole, mitu kuud, mis iganes tulemus ka ei oleks, aga vähemalt tundub nagu tehakse seda projekti raames. Siin on nagu 2 venda lihtsalt puurivad mingit suvalist auku, vaatad, mida te teete siin? Me kõndisime mäest üles kuskile X kohta, nad oli mingi augu kaevanud, mingi... Mis siin toimub? Meil oli seal maja juures, üks oli plaatinud ühte seina. Pani 2 plaati ühe päeva jooksul. Ja siis rohkem mitu päeva pole teinud. Kõik on mingi kõver, ma ei tea, mis tal sai vahepeal. Vaata, siin on ka head. Siin on nagu väga hea näide sellest. Super. Kohutav. Täna on jälle mega soe. Ma ei oska kraade öelda, aga ma arvan üle 20. Selles suhtes mõnus on. Jaa, hästi hea. Ongi minu meelest üks küsimus, mis mul oli enne, kui me jõudsime siia, siis oli kogu aeg see, mis ilm on, mis riided peaks olema kui detsembris. Meil on vedanud, sest nüüd mingi 5 päeva järjest peaks olema siuke kuumalaine, ehk siis 24 kraadi maks. Meie mõistes täielik suvi on ju. Ongi siuke Eesti suvi,
varjus on natuke jahe. Kui tahaksid, saad põhimõtteliselt mingisuguse õhema jopega või tuulejopega käia, aga... Lapse pole pükse jalas, nii et... Jah, sokke ja pükse ei ole meie lapsel jalas, mütsi ka ei ole, väga okei on. Ja samas tulevad teised kohalikud, kellel on lapsel on paksud sukapüksid ja müts. Nii et noh, ei tea, vaata. Aga neil ongi, nad tunnetavad seda teistmoodi. Samas, kui me siia jõudsime, siis oli ka täiesti siuke nagu jahe, tuuline ja tahtsin jopega olla. Aga mina olen rohkem külmavarjas kui Madis. Madis on rokkinud sellist outfiti juba pikemat aega. Minul on teine päev. Ma ikka pigistan maksimumi välja. Jah. Just uurisin või küsisin Madise käest, et huvitav, linn on nii tühi, üldse inimesi ei ole. Ja tuli välja, et lihtsalt kõik turistid on kogunenud kokku vanalinna. Me avastasime, et jõuluturg on avatud, nii et me tulime vaatama seda. Siin on ülipalju rahvast ja mind tegelikult muudab selline rahvamass meeletult ärevaks. Kui me käisime Tomorrowlandil, siis mul oli ka väga raske sellega toime tulla, et oli palju rahvast. Ja lapsega ka, inimestele meeldib siin lapsi katsuda ja nagu liiga lähedal olla. Ega siin väga nendesse putkadesse ei näegi, mingid magustoidud ja asjad on. Näita, kus me tulime. Terra Mia või? Ma arvan küll. Jah, on küll. Näita korra mulle menüüd. Tada! Me võtame siis pizzad. Mina võtan margarita ja sina võtad, kus see on? Mediterranean. 13.50. Anchovidega. Ja siin on ka sellised ja sellised. Anchovidega. Esimene emotsioon. See on lahti lõikamata. Nii. Cheese pull oli ka mega, ma vaatan. Väga hea. Ärkasime täna pimedaga. Ja tegelikult meil ei ole otseselt kiiret taga. Ma teen vlogi. Me peame lennujaama sõitma, et võtta auto ja siis me saame IKEA-sse minna. Loodetavasti need 2 kohta on avatud, sellepärast et täna pidid mingid pühad olema. Ja siis meil on auto, me saame minna poodi, osta mingisuguseid suuremaid asju, vett juurde. Ei peaks sealt mäest üles tassima. Hommikusöök on voodisse toodud. Mega super luks. Ja niigi tulime mingi täiesti naljakas kohas. Kultuure on nagu nii ketvasse, et see on Pabulad. Ei ole, need on käbid. Näevad välja nagu pabulad. Kellelgi üldsegi they don't care, nagu mis see teisest inimesest saab. Igatahes me tulime nüüd lennujaama kõrvale Malaga Car, et võtta rendiautot. Aga see buss või nagu Google Maps ütles, et tule siit maha. Ja siis jaluta. Aga siin ei ole isegi kõnniteed, kuhu ma jalutan. Epic fail, ma ei pannud bookinud autot meile, sest ma olin nii kindel, et praegu ei ole isegi mingisugune hooaeg, savi. Tuleme kohale, ütlevad, ei, sul peab olema booking confirmation ja nüüd me lähme shuttle bussiga lennujaama, et vaadata, äkki me saame sealt, aga see on probably nii palju kallim. Ja ma ei tea, mida teha enam. Tulime siis uude kohta, kus me saame auto, aga me saame ka selle eest 100 € lolli maksu maksta, aga see on okei. Meil on kõhud tühjad ja tühja kõhuga pea ei mõtle üldse, nii et lõpuks me ei võtnud autot, sellepärast et nad pakkusid palju kallimat hinda, mis tegelikult ei olnud isegi probleem, aga nad pakkusid ka seda, et kui me Gibraltaril tahme minna, siis see oleks 85 € lisaks. Ja võt see oli midagi, mis me ei olnud nõus maksma. Ja siis nüüd, kui me ära tulime, siis ma suhtlesin Eero Mariannega ja nad ütlesid, kus nemad võtavad oma auto ja seal ei ole mingid lisatasusid. Ja selle me oleks saanud sealt samast kohe ilma mingi bookinguta võtta. Aga noh, me juba sõitsime linna tagasi. Äge. Noh, mida iganes. On nagu on. Võib-olla Madis käib taksoga ja võtab meil auto või vaatame, mis me teeme. Jah, me tulime Mäkki. Jätke rahule meid.
Madis läks kirikusse ja ma ütlesin, et see on ebaviisakas, sest seal käib praegult hetkel mingi asi. Sealt ta tulebki. Kuidas oli? Nad läksid oma leiba sööma. Seal haises, seal tasuta leiba antakse. Tere hommikut! Madis läks lennujaama, et võtta meile autot, sest eilse jutu jätkuks me ei saanudki autot. Lõpp korralik. Vaatame lapsetooli ka üle. Seal lülitame sisse uuesti.